what's up? Paljud on mul siin küsinud, kuidas mul siin läinud on, kuidas mulle siin meeldib. Siis tänases videos ma räägingi, mis ma siiamaani teinud olen, kuidas mul see 9 päeva siin Abu Dhabis mööndunud on ja mis edasi saama hakkab. Täna on reede, homme ma võtan endale puhkepäeva, või meil ongi üks kord nädalas on puhkepäev. Täna ma saan kella 5 vabaks, õhtul võib kuhugi välja ka. See on selline koht nagu Yas Island, suht ligidasid 10 kilomeetrit, kuhu ma tahtsin alguses saada endale korterit ka, mis siiamaani ei ole õnnestunud. Aga ma sain endale kuhugi elamise, ma näitan seda ka pärast, mis teema sellega on. Kui praegu, võib-olla kes ei ole Instagramis mul näinud, milline see saal välja näeb, kus ma tööl olen, siis selline on ülemine korrus. Siin on nagu ruumis sitaks, sinna taha jääb jiu-jitsu ja boksingu saalid, aga sinna ma vist praegu sisse ei saa. Ma näitan kohe, milline all ka välja näeb. Tehnogym'i varustus põhiliselt sarnane nagu MyFitnessis, aga siin on põhimõtteliselt kõik olemas, mis Tehnogym'il vist pakkuda on, millestki puudu ei tule. Mul endal isiklikult see varustus väga ei meeldi. Selline mainstream, rohkem selline pehme. Nagu näha, siis saal on täiesti tühi praegu, kell on 1:30. Reedene päev ka vaata. Neil on siin mingid prayers hour võib-olla midagi sellist, kus nad ei käi võib-olla saalis. 6:15 sain täna saalist tulema. Täna oli pigem selline rahulik päev. Praegu jalutan koju. On siit 10-15 minutit jalutada. Uus vapsi ilus selline. Siin hakkab kergelt. Päike hakkab loojuma või on loojunud. Ja hakkab minema pimedaks. Keegi kindlasti kohe küsib, et miks sa mütsi kannad, kas sa ei tulnud just sellepärast soojale maale, et siin ei pea mütsi kandma. Ma vaatasin mingi pärdik. Mütsi ma kannan sellepärast, et selle aega, kui ma siit koju kõnnin märja peaga, siis mul on mingi normaalne kapsapea. Juuksed ajab lokki. Okei, aga tänane game plan. Jalutan siit koju. Mul on mõned client check-inid. Ma ei tea, siis tahaks tegelikult välja minna. Mõtle, kas ma täna näitan teile, kus kohas ma elan üldse. Võib-olla sellest tuleb täitsa eraldi video. Okei, vahepeal jõudsin kodus käia, siis pesemas, panen riidesse ja nüüd tulin sellisesse kohta nagu Yas Island. Ja siin on selline klubi nagu Abu Dhabi White. Sinnapoole jääb Etihad Arena. Seal poole ka midagi. Mingi suur roosa building. Paar päeva ma ei jõudnud siin väga eriti midagi filmida. Täna on pühapäev, reedel ma käisin väljas, proovisin vähemalt minna. Ma läksin välja ja ühte Yas Islandisse siia klubisse. Mul olid lühikesed teksapüksid jalas ja pidin astuda ennega sisse. Ja siis mõtlesin, ma olen juba nii väsinud, ma ei viitsi kuhugi edasi minna. Ja siis tulin koju. Aga today is a back day ja ma näitan vahepeal. Ma räägin siia juurde mingid asju, mis ma olen siin tähele pannud, kuidas inimesed käituvad näiteks. I've been waiting for a while now. I've been waiting for a love to come my way. Can't believe that it's alright now. Can't believe that you are finally here. Under the stars, under the light, you are the one I've been searching tonight. I'm flying. You take me high, take me where I wanna be. Take me where I wanna be. Oh, hey yeah. Oh, hey yeah. Oh, take me where I wanna be. Esimesel päeval kohe, kui ma siia saali tulin, siis mis mulle pähe silma jäi. Igal pool on sildid olemas, eks, aga mitte keegi ei pane oma raskuseid ära. Kõik, millega tehakse, jäetakse sinna lihtsalt lambist vedelema. Alguses ma mõtlesin, et äkki keegi unustas vaatas. Ma hakkasin kohe siin mingi koristama märks äkki. Ja siis ma ei tähele, et mitte keegi kedagi koti lihtsalt. Teevad oma seti ära. Minema järgmise juurde ja siis järgmine peab tema järelt koristama. Veel mõned asjad, mis on huvitavad. Keegi ei korista enda järelt. See tähendab, et keegi ei puhasta seadmeid ega tõmba puhtaks. Meil käivad koristajad selle jaoks.
ja ongi keegi, siin pole isegi, paberit on, aga mitte keegi ei tee enda järelt puhtaks. See on nagu üks asi. Teine siin see, kuna siin on nagu ladies gym ja siis mixed gym, siis siin käib päris vähe naisi. Ma olen paari näinud, täna oli üks, ma ei nagu, aga see on kahju veits. Mõned asjad, mis mulle siin poodides üldse ei meeldi. Esiteks siin ei ole kirjas kilo hinda. Ja iga kord sa arvutad seal, mis siin nüüd maksab, eks. See on täiega nõme. Üldse kõik asjad on kuidagi, ikka kõvasti kallimad. Aga mis ma leidsin, külmutatud jääs kana. See kilo oli mingi 5 midagi. 2 kilo 4 päeva korras. Poodides pannakse sinu eest asjad sulle kotti, aga üks asi on küll, et siin pole ikka väga paljusid asju, näiteks mis Eestis on. Igasugused piimatooted, mingi protepudingud, ma ei ole siiamaani vist näinud mitte ühtegi. Vaatad seal, aga ei ole lihtsalt. Mõned mingi proteshake'id on, mingi jogurti sellised, kodujuustu. Funny story, siin paar päeva tagasi sain ühe vennaga jõukas tuttavaks ja räägime seal, siis mõtlen nagu jube palju ühist. Siis tuli väljagi, et on täpselt sama vanad, mõlemad mängisime jalkat, mõlemad korralikult nüüd trenni teinud, täiega hustlinud, esteetikas fuck, ma võib-olla natuke rohkem ja räägime ja ongi nii imelik kuidagi, nagu räägikski mingi vennaga. Siis tulebki välja, et esiteks ta töötab turunduses, eks, ma õppisin turundust ja nagu üldse kõik mindset, räägime. Talle meeldib videoid teha, monteerida, videograafia. No, I'm the same, vaata. Korra veel räägime võib-olla, mis plaan on trenni suhtes siis. Praegu on vaja normaalset massi hakata tegema ja mõtlesin, ma proovin DC training. DC stands for dog crap ja mingis teises videos ma selgitan, kuidas see välja näeb, mis seal tähtis on, kuidas see toimib ja päris hea, huvitav ongi midagi uut proovida, pole ammu mingit sellist, kuna see suvi oli selline nii ja naa, nii palju mingeid üritusi ja asju, siis ei jõudnudki nagu otseselt mingit programmi jälgida, vahepeal on nii pikka pausid aga nüüd nagu proovib saada tagasi rütmu. Nüüd küsida minult, kas mulle siin meeldib, siis praegu on tegelikult vara öelda. Tore on olnud ja ma praegu mõistan, kui kerge Eestis on elada. No üks asi see, ma olen terve elu seal elanud ja kõik sõbrad, kõik asjad on seal. Sa tead, kus kohas, mis asjad on, aga üleüldiselt ka. No võib-olla see et ma olen ikkagi siin uus, ma ei tea mitte midagi siin. Aga nagu väga raske on tegelikult ja peab hustlima täiega lihtsalt, mis mind tegelikult täiega motiveerib, sellepärast, et ma tundsingi Eestis ei olnud seda tunnet nagu ennast pushida ja kuhugi nagu kõrgemale jõuda. Aga siin see mindset on nagu täiesti muutunud, sellepärast, et that's the only way you're gonna make it. Ja see praegu nagu hoiabki veel tuhki sees. Mõni päev ikka on highs and lows, you know, aga I'm gonna fucking make it. Ja ei olegi muud. Aitäh vaatamast. Järgmises videos näitan nüüd, kuhu ma nüüd üldse sattunud olen. Tegelikult see on päris pull. Algus mul oli suht mixed feelings sellega, et paar päeva oli nagu raske, aga ma olen isegi ära harjunud ja isegi nagu veits meeldima hakanud. Aga seda juba kohe varsti näete, nii et aitäh vaatamast ja tšau!